15. korda piparkoogimaania piparkookidest tehtud kujude näitus on taas avatud avamisel ja kui ma vaatan siin minu ees vilkuvat Jaak Joala kuju, siis mul tekib küsimus, Mari-Liis, mis ülesannetega te lähenesite piparkoogi tegijatele, et sellised asjad mul siin ees nüüd vilguvad? No iga aasta meil on ju piparkoogimaanial erinev teema ning sel aastal on piparkoogimaania teemaks muusika. Ja siis see ongi kõige huvitavam, kuidas siis need osalejad täiesti eri vaatenurkadest, mida nad siis teevad, nii et osa neist töödest on teie ees. Urmas, ma saan aru, et Üllar Jörberg on absoluutne lemmik, et temast tuli teha piparkoogi mehike. Ja, koos kolleegi Hansot Ojastega see... No meil oli 2 ideed laual, millest üks vajus ära, sest me teadsime, et tuleb ka Joala kuju, siis me mõtlesime, et teeme Joala kujule kasti ja näituse avamiseks paneme talle kasti, aga siis me kartsime, et järsku see solvab autorit, nii et siis tuli plaan B, Jörberg. Kui keeruline on ühte Üllar Jörbergi piparkoogi tainest? Kas see kõik kõlbab nagu juuksetutist kuni siia püsti lõpuni süüa või? Jah, põhimõtteliselt me tegime seda 3 päeva ja terve esimene päev kulus materjali katsetuste peale, sest traditsioonilisel moel on seda praktiliselt võimatu teha, aga paljud arvavad, et see on värvitud. Tegelikult me otsustasime, et glasuuri tasemel kasutame värvitud tainast. Nii et tegelikult kõik see, mis te siin näete, see on tainas, see on lihtsalt erinevat värvi toonitud. Toiduvärvidega. Aga kui ma siia peale koputan, siis ta kukub sisse või? No ta sisse otseselt ei kuku, aga väga kõvasti koputada ei tasu, sest see on ikkagi piparkook. Täpselt samasuguse tugevusega nagu piparkook on. Palju tainast kulus? Siia peale me suutsime ära lahendada kuskil 4 kilo. No me siin näeme ka jooksvalt, kuidas moodi te seda siis tegite, kui mitu Üllar Jörbergi jäi näitusele toomata, mis ei tulnud Üllar Jörbergi moodi välja? No see oligi see terve esimene katsetuste päev, aga me ei hakanud tegema nullist seda värki, vaid me ikkagi veendusime tehnilises lahenduses, me mõlemad. Aga mis on, et hõbepaberist tegite vormi alla, jah? Täpselt, sest kuna me mõlemad oleme disainerid, me oleme nii õppinud, kui töötame disainerina, siis mingisuguse probleemi lahendamine või mingisuguse leiutise tegemine on igapäevane töö, nii et seetõttu me hakkasimegi nagu see ülesande püstitust tegema, et kuidas teha võimatut piparkooki. Ehk siis see kõik on fooliumist ehitatud ja sinna siis pintsliga kaetud millimeetriste kihtidega, mis on ükshaaval ära põletatud ning siis sedasi kihi haaval kasvatatud. Taine tegite ise? Taina me saime... Ei, ma jagan iga aasta laiali tavaliselt 300 kilo, aga see aasta 200 kilo tainast, sest... No kõik ei läinud Jörbergile? Ei. Osa said ikka terve näitus on tehtud ühest taignast. Et ei olnud võimalik seal kellelgi trikitada midagi teistmoodi? Ei olnud, sest ainuke erinevus, mis selle tainega ongi lihtsalt see, et toiduvärvid on otse taigna sisse meil. Lisaks segati, me tegime vedelamast, et me kandsime selle pintsliga peale, küpsetasime kuskil millimeetrise kihi ära ja siis kandsime uue kihi pintsliga peale. Kui suur see ahi peab olema? Mul koju küll ei mahuks selline ahju. Ja see on nüüd küpsetatud läbi kuumahupüssidega. Ehk siis, kuna ta ei oleks võimalik lihtsalt meie poolt mingis ahju panna, siis me võtsime kuskil 300-400 kraadi kuumahupüssid. Sa räägid praegu sellest, mis selgitab seda, miks seda näitust teevad professionaalsed loovinimesed, kunstnikud, arhitektid, disainerid, skulptorid. Sellepärast, et nemad on harjunud, kui neil on mingi idee, siis nad mõtlevad ükskõik kuidas välja, kuidas seda ikkagi teostada. Ja olgu see siis piparkoogitaigen või mingisugune muu materjal. Ja see näitab just seda, et kuidas loovus on tohutult oluline. Sest vahet ei ole, kas on betoon, kas see on puit, kas see on piparkook, siis kõik on materjal ja kõigepealt sa õpid materjali tundma ja siis sa õpid seda materjali kuidagi venitama võimatutesse. No siin me piltide peal vahepeal näeme, mida taustaks jooksmas. Need on siis möödunud aastate sellised meenutused või hitid, mis tulid esimese mõtlemisega meelde, et millele hea sõnaga tagasi vaadata. Siin on surmatantsu me näeme ja veel üht-teist kirikut tuledes. Mis helgema mälestus on jätnud eelmisest aastatest? Mina kui selle näituse korraldaja, minu eesmärk on luua üks müstiline maailm, kus inimene tunneks ennast hästi. Ja muuseas, see oli 7000 tükist kokku tehtud. Siin on Van Goghi päevalilled ruumilised. Et selles mõttes mina kunagi ei, minu jaoks ei ole oluline mingisugune see hitt
töö või minu jaoks on oluline, et see tuleks võimalikult mitmekülgne maailm, nii nagu metsas jalutad, on väikesed lilled, on puud, on samuti seal piparkoogi maailmas, et iga töö on tähtis, iga töö on omal kohal ja mida erinevam vaatenurk, seda parem. Ja see kõik on inspiratsiooniks vaatajatele, et mismoodi võib lahendada asju, et inimene läheks hea tundega koju ja võib-olla haaraks selle taigna ja teeks ise midagi vahvat. No kas see aastate jooksul tüdimust ei tule peale, et ikkagi materjal on üks ja sama piparkoogi taigen, eks ju, ja siis kunstnikutele, kelle see kätte anda, tehke sellest midagi. Ei, tüdimust küll ei tule, aga see protsess on nii kohutavalt intensiivne ja sel aastal oli ta erakordselt intensiivne, sest piparkoogimaania pidi selle koroona olukorra tõttu üldse ära jääma, kuna me alustame tavaliselt oktoobris seda ettevalmistust. Ja 2 nädalat ja 5 päeva tagasi me siiski otsustasime, et sel aastal tuleb, nii et see näitus on reaalselt korraldatud nullist praktiliselt 2 nädalaga. Ja see on tõesti see, mis võtab läbi. Seda ma usun. No kui selles piparkoogi hõngulises näituse saalis ringi liikuda, ma istun siin, see ikkagi lõhnab nagu piparkokk, on ju. Ma ei saa öelda, et mul ei oleks kiusatust siit Jaakiola monumendi otsast mõni leheki võttes, see tundub täitsa nagu võetav tükikene siit ära süüa. Kas see tuleb ette näituse saalis? Ja seda on meil tulnud korduvalt ette ja on lausa laputud, ammustatud, aga selleks meil on lahendus. Sellel põhjusel on tõesti näitusel kohvik, kus müüakse piparkooki, sa saad maitsta, seal saab ka kunstnike piparkooki. No see on need, kes käituvad reeglite järgi, aga need, kes reeglite järgi käitu, te ikkagi arvate, et Jaakiola käed on näituse lõpuks otsas või? Ei arva. See on selline näitus, et esimesel päeval hakkab kukkuma, näiteks minu projektil aastal oli Bonnie M elu suuruses ja kohe olid nende kullast peakatted põrandal juba sodiks, ma ei jõudnudki täna neid küpsetada uusi, ma pidin siia tulema, et ühest otsast juba kukub ja teisest otsast veel osatöid on tulemata, nii et see on selline elus maailm, et iga päev muutub. Mis nendest töödest lõpuks saab? Kas kunstnik viib koju ja jagatakse pere? Mis te Jörbergi lõigata tükkideks ja pakkuda jõululauale? No selles mõttes eelmine aasta me tegime 2 pesunööritäit piparkoogist trussikuid ja see läksid selliseks hitiks, et me jagasime neid pärast ära 1 pudeli viski eest. Ja nüüd on see viski otsas, nii et me peame leidma selle viisi, kuidas me saame selle Jörbergi väärikalt maha parseldatud kellelegi, kes on seda väärt. No, aga kui ta ikkagi seal seisab ja inimesed käivad ja aevastavad seal läheduses või kuidagi katsuvad ja panevad näppu, ega siit süüa ei tahaks küll pärast, on ju? Karta on, et söögiks ta ei lähe, aga sellepärast nad ongi sellised inimesed isegi raatsiks seda süüa. A lõhkud raatsiks? Kui vaja on, siis raatsib, aga milleks? Nii palju ma saan aru, et 20 aasta pärast võime tulla teile kuskile koju vaatama, kuidas Jörbergil läheb piparkoogi näol endiselt. Suurde kunstimuuseumi. Suurde kunstimuuseumi. Aitäh ja edu näitusega. Me vaatame nüüd Aktuaalse kaamera poole. Tere õhtust, Margus Saar, millest teie täna räägite?